tere, tänan Martinit, kes ka väga kiidab lapsevanematele laste eest valimistel lisahäälte andmise idee heaks. Ja küsib, et kuidas seda ideed massideni viia, sellest ei ole sult midagi kuulda. Jah, praegu kahjuks saan ma seda ideed levitada enamasti maksulistel pindadel ja nendel esinemistel, kus ma osalen. Ajakirjandus väga seda ise promoda või valgustada ei võta, sellepärast et seda peetakse oluliselt ka valimiskampaania osaks, aga ütlen nii palju, kui ma olen kohtunud ja rääkinud nii kampaania käigus kui ka täiesti sõltumatutes olukordades inimestega, on sellel ideel jumet, on tekkinud täiendavaid argumente vaidluste käigus ja ma olen sellesse ideesse, lastele häälte andmise ideesse ka ise uskuma hakanud, nii et kindlasti ma tegelen sellega päris kõvasti edasi ka peale valimisi. Ja ma arvan, et ka valimiste käigus suudame vähemalt selle teatavaks teha ühiskonnale, et selline idee, mis on suhteliselt ootamatu, eksisteerib. Kuidas seda reklaami teha? Jah, teie poolt pakutud idee, et lastele hääled panna selline kiri särkide peale, käia nendega ringi, võiks olla hea. Seda saaks teha suvel, aga nagu ma ütlen, see kampaania praegu alles stardib, selleks tuleb muuta põhiseadust, sellega tuleb tegeleda nüüd ka peale valimisi, küllap tulevad soojemad ajad, kus ka saab selliste T-särkidega, kergemate särkidega käia. Täna kirjutasin ma sellest ka SL Õhtulehes, see artikkel on leidnud omakorda kajastamist, nii et otsime koos neid ideid, kui teie räägite, lugupeetud Martin, oma tuttavatele, kui seda ideed arutatakse, siis ta levibki. Meie ühiskonna piirid on ju suhteliselt kitsad. Ma usun, et koostöös isegi ukselt uksele käies ja inimestega rääkides jõuame me selle idee vähemalt kõigi inimeste ajudesse viia, kas ka südamesse, see on teine asi. Aga ma arvan, et mõtlemist see idee väärib ja kui teil on veel ideid, kuidas seda ideed levitada, lugupeetud Martin, andke mulle teada.